Good morning everyone, tere hommikust kõigile ja tere hommikust Aalik. Good Thank you morning so much. Alik, Good we morning. are, Thank you. we are ready. Yes, indeed. I gave you scriptures from Psalm 51, verse 4 Ma andsin teile and, kirjakohad, and Romans 15. laul 51:12 ja roomlastele 15:13. Yeah. So I'm looking at those scriptures today Et vaatame neid kahte salmi täna, because last Tuesday we looked at God's of choice, which is small. eelmine teisipäev me vaatasime Jumala valikut, mis on see, et Jumal valib selle, mis on väike. And I want to look at how we may understand restored joy. Ja täna ma tahan vaadata, mida tähendab või kuidas näeb välja taastatud rõõm. Many times joy is lost. You discover that joy is completely lost. Vahetevahel juhtub, et me avastame, et meie rõõm on täiesti kadunud. In areas of trials, Raskustes, katsumustes. weariness, Vahel me oleme lihtsalt kurnatud, väsinud and also disappointments. ja pettumused ka röövivad rõõmu. We discover that the joy that we were moving with, or the level of joy, begins to be lost. Ja siis me märkame, et meie rõõmutase hakkab langema või on täitsa kadunud. But how can that joy be restored? Aga kuidas oma rõõmu tagasi saada? This is what we are talking about, restored joy, restored to joy. Täna me räägimegi sellest, kuidas tulla tagasi rõõmu sisse, kuidas taastada rõõmu. David said, restore to me. Taavet ütleb siin, taasta mulle. That was a personal supplication. Yeah. See on hoopiski salm 14 eesti keeles. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim toetagu mind. Restore to me the joy of your salvation. Taasta mulle, anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest. When you look at those two phrases that are coming out, Vaata neid ridu. we have the Savior of the world, Meil on maailma päästja, Jesus Christ, Jeesus Kristus, holding on to the joy of my salvation. ja tema hoiab alal seda minu päästerõõmu, which was lost by David, maybe through trials, weariness, or disappointment. Taavet kaotas siin oma rõõmu ära sellest päästest, võib-olla nendes katsumustes. And he remembered the joy of his salvation, the joy of God's salvation. Aga ta mäletab seda rõõmu Jumala päästest. And he tells God to say, please uphold me by your generous spirit. Ja siin ta palub siis, et sinu helde vaim, palun hoia seda minu jaoks üleval. Ja siin eesti keeles on toetagu ja sinu heameelne vaim toetagu mind. In other words, he's saying, I've completely lost the joy through what I've been going through. Et Taavet ütleb, ma olen rõõmu täiesti ära kaotanud kõige selle keskel, millest ma olen läbi läinud. You can be in the same situation. You have lost the joy. Võib-olla oled sina sama koha peal, et sa oled rõõmu ära kaotanud. I can be in the same situation whereby I have lost the joy through trials, weariness, or disappointments. Et minuga võib sama juhtuda, et väsimuse või pettumusega, kurnatusega, kõige selle keskel ma võin lihtsalt rõõmust ilma jääda. And there is need for restoration, for the joy of his salvation. Ja siis on vaja see päästerõõm, rõõm tema päästest tagasi saada. Because we will never be a source of joy. Sest meis endas rõõmuallikat ei ole. Tähendab, meie ei suuda rõõmu produtseerida. We will never be. Me ei ole võimelised selleks.
There is only one source of joy. Rõõmul on ainult üks allikas. Joy comes and flows from his presence. Rõõm lähtub ja voolab välja tema ligiolust. That's why he said, in your presence there is fullness of joy. Sellepärast ka sõna ütleb, et sinu ligiolus on rõõmu täius. It will never ever come from circumstances. Rõõm ei tule kunagi olukordadest. It flows from the presence of God. See voolab ainult Jumala ligiolust. And so David was in that predicament, he was in that situation. Taavet oli sellistes kitsaskohtades, sellises olukorras And that was his prayer. ja tema palub nüüd seda. Restore to me the joy of your salvation. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest. You know, a number of people have lost the joy. Väga paljud inimesed on oma rõõmu ära kaotanud. Honestly speaking, many of us are moving like shells, just a shell. Ausalt öeldes on väga paljud, kes liiguvad ringi nagu tühjad kestad, nagu lihtsalt karbid. Inside us there is a battle. Ja sees käib üks lahing. And that battle slowly steals the joy. Ja see lahing aeglaselt sööb kõik rõõmu ära. And trials and all those sin as well is one of the things that makes us to lose joy. Et ka sellised katsumused, tuleahjud röövivad rõõmu. Weariness and disappointment of that, disappointment of this. Sa oled kurnatud, väsinud ja pettumus on see, mis ka röövib rõõmu. And we are only keeping up appearances to look like all is well, but the inside is eaten up. Välimuselt, väliselt me näitame, et kõik on hästi, me teeme sellise maski, paneme ette, aga seest oleme täiesti tühjaks söödud. And David reached a point of saying, oh God, restore me the joy of your salvation. Taavet on jõudnud sellesse kohta, kus ta ütleb Jumalale, et aita palun, et taasta mu rõõm. And this is what he recognized. He said, just in your presence where I can draw that joy. Ja ta tunnistab seda, et see rõõm, ma saan sinu rõõmu tõmmata ainult sinu ligiolust. What I learned from that is that when we return to God's presence, kui me tuleme tagasi tema ligidusse, joy returns. Siis tuleb ka rõõm tagasi. When we return to his presence, kui me tuleme tagasi tema lähedusse, joy comes back. Siis on ka rõõm tagasi. Joy can be lost, but not permanently. Rõõm võib ära kaduda, aga ta ei ole alaliselt, alatiseks ära kadunud. It cannot be lost permanently. Et sa ei kaota seda ära igaveseks. Look at how David said in Psalm 32, 3-5. Ja, et vaata, mis ta ütleb laulus 32:5. When I kept silent, kui ma vaikisin, my bones waxed old. Siis mu kondid muutusid vanaks. Through my roaring all the day long. Kui ma vaikesin, nõrkesid mu luudliikmed mu päevasest oigamisest. He said, when I kept silence, ta ütleb siin, laul 32:3, kui ma vaikisin, kui ma olin vait, my bones waxed old. Siis mu luud läksid nõrgaks või Through my vanaks. rolling all the day long. Mu päevasest oigamisest. For day and night. Sest päevad ja ööd. Your hand was heavy upon me. Oli su käsi raskesti mu peal. My moisture is turned into the draft of summer. Mu üdi on ära kuivanud nagu suvekuumuses. I acknowledged my sin unto thee. Oma patu ma andsin sulle teada.
and my iniquity have not hid. ja oma pahategu ma ei katnud kinni. I said, I will confess my transgression ma ütlesin, ma unto the Lord, tunnistan issandale oma üleastumised and you forgave the iniquity of my sin. ja sina andsid mu patusüüteo mulle andeks. For David was troubled, and his joy waxed and went away because of iniquity. Taavet oli siin väga häiritud ja mures ja ta oli oma rõõmu kaotanud patu tõttu. He was guilty, ta tundis süütunnet, discouraged, ta oli julguse kaotanud and burnt out, ja ta oli läbi põlenud. drained his joy. ja see oli kõik tema rõõmu ära söönud. But God never removed his mercy. aga Jumal ei olnud oma halastust kunagi ära võtnud. That's why you can lose the joy, sellepärast võib juhtuda, et sa võid ära kaotada rõõmu, but it cannot be permanent. aga see ei ole alatiseks ja igaveseks. What opens up for joy to flow mis paneb rõõmu taas voolama, is when it is restored, when the heart turns back to God. see on siis, kui süda pöördub tagasi isanda poole, For the times of refreshing et temalt tuleb see värskendus, that may come from his presence. tema ligiolust tuleb see taastumine. I have really seen a lot of people that have lost joy. ma olen kohanud nii palju inimesi, kes on rõõmu ära kaotanud. They've just remained so religious. When you look at this type of people, they are so religious. Nad on lihtsalt, näevad välja väga religioossed, nad on kuivad ja religioossed. Everything is crushed inside. Nende sees on kõik puruks murenenud, kuivanud, Because joy is not lost permanently. aga rõõm ei ole kaotatud igaveseks, alatiseks. It is always restored. Seda saab alati taastada. That's why David said, I rode day and night. Sellepärast ingliskeelses piiblis seal Taavet ütleb, et ma veeretasin ennast edasi-tagasi, ühesõnaga rullisin nagu voodis maas päevad ja ööd. And he said, in my silence, my bones waxed old. Ja kui ma vaikisin, siis kõik mu luud läksid vanaks otsetõlkes. My bones waxed old. Et kas ei ole nii, et kui sa oled rõõmu kaotanud, siis sul on äkki tunne, et ma olen vanaks jäänud, ma tunnen ennast nii vanana. For day and night your hand was heavy on me. Ja sinu käsi oli ööd ja päevad minu peal nii raske. I thought about you, Lord. That's David. Taavet ütleb, et ma mõtlesin sinu peale. And I know that your mercy is always with me. Ja ma tean, et sinu heldus, sinu halastus kestab igavesti. When joy is rooted in knowing we are saved and accepted, kui sinu rõõm lähtub sellest, et sa tead, et sa oled päästetud, sa oled vastu võetud, we begin to rejoice again. siis meil hakkab rõõm tagasi tulema. Because our joy, sest meie rõõm, we will just be full me oleme lihtsalt seda täis. the moment we know that we are accepted by God. Kui me anname endale aru, et Jumal on meid vastu võtnud. In Romans chapter 15, verse 13, let's just look at that scripture quickly. Vaatame roomlastele 15 ja 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace. Lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus. In believing that you may abound in hope. Et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes. Through the power of the Holy Ghost. Püha vaimu väes. And when we return to God's presence, kui me tuleme tagasi isanda ligiolusse, joy returns. Tuleb rõõm ka tagasi.
really joy returns. rõõm tuleb tagasi, kui meie ise pöördume tema ligiollu. What I wanted to say today is that joy can be restored. Ma tahtsin öelda lihtsalt seda, et rõõmu saab tagasi And God restores our joy. ja Jumal taastab meie rõõmu. Joy is a fruit of the Spirit, Rõõm on vaimuvili, not human effort. mitte inimliku pingutuse tagajärg. It is a fruit that flows, comes from the Holy Spirit. See on vili, mis voolab pühast vaimust. In Galatians 5:22 it says, but the fruit of the Spirit is love. Galatia 5:22 ütleb, et aga vaimuvili on armastus, Joy and peace. rahu ja rõõm. Joy is the fruit of Rõõm the Spirit. on püha vaimuvili. It does not come from us. See ei tule meist enestest. Salvation joy Ja päästerõõm, rõõm päästest, is deeper than temporary happiness. see on palju sügavam kui ajutine õnnetunne, rõõmsameelsus. That's why David asked for the joy of your salvation. Sellepärast ka Taavet palub, isand, anna mulle tagasi rõõm sinu päästest. There is salvation joy, On päästerõõm, which is deeper than temporary happiness. mis on hoopis midagi muud ja sügavam kui ajutine rõõmsameelne olemine. And you know, when you check out in Acts 13, verse 52, what happened was the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Apostlite tegudes samamoodi öeldakse, et nad apostlid, need jüngrid said täis püha vaimu ja rõõmu. How would we know that you are filled with the Holy Ghost? Kuidas sa tead, et sa oled täis püha vaimu rõõmu? We see the joy that is renewed every day. See on rõõm, mis taastub iga päev uuesti, see voolab iga päev. Because joy picks up every day that comes. There's no dull moment. Ei ole ühtegi päeva, kus temast ei voola rõõmu meie ellu. Meil ei ole igavaid või tühje hetki. There will never be a dull moment where joy is. Temas ei ole kunagi selliseid nüridaid, tuimasid hetki. Because joy is the fruit of the Spirit. Sellepärast, et rõõm on püha vaimu vili. You know, at times, I love David's sentiments and sayings in the Psalm. Väga meeldivad lauludes Taaveti ütlemised. There is one time he said, Ja ükskord ta ütleb seal, weeping may endure for a night, et nutmine võib kesta terve öö, but joy comes in the morning. aga hommikul on rõõm. Why does joy come in the morning? Miks pärast hommikul on rõõm? If I may ask, why does joy come in the morning? Miks hommikul on just see, et rõõm tuleb? Because weeping may endure for a night, Et öösel võib olla nutmine, but joy comes in the morning. hommikul on rõõm. Why does it come in the morning? Yeah, you asked the question, why is it in the I'm morning? asking, yes, I'm asking. Ma küsin teie käest, et miks on öeldud, et aga hommikul on hõiskamine on eesti keeles. You remember what Isaiah 63 verse 3 says? I think that's where the answer is. Ma usun, et vastus on Jesaja 63:3. He says, to give them beauty of ashes, Ta ütleb, et ta annab meile ilu tuha asemele the oil of joy for mourning. ja rõõmuõli leina asemele. That is when, you know, beauty for ashes and the oil of joy for mourning. You are mourning, you are crying, and the oil of joy is poured on you. Ja et sellepärast, et kui sa oled leinamas, kui sa oled nutmas, siis tema on see, kes valab sinu peale rõõmuõli.
because morning is like a part of restoration. sest et see leinamine ja see käib sellise taastumise juurde, nutt käib taastumise juurde. When God begins to restore you, it's like a brighter day is coming to you kui and the Jumal, morning is unfolding. kui Jumal sind taastab, siis nagu see on nagu uus hommik, kus see uus, see värske, kirgas hommik tuleb ja ta valab sinu üle uue rõõmuõli. Yes, indeed. So we need to be restored to joy. nii et saagem taastatud rõõmusse, Because weeping may endure for a night, sest nutmine võib olla öösel, but joy comes in the morning. aga igal hommikul on tõesti tema arm uus, see rõõm I tuleb don't want uuesti to take you tagasi. I don't want to take you so long. Ma ei taha teid kauem hoida siin These are, kinni, these are the few scriptures that God prepared for me today. et need on need mõned väikesed mõttekillud, mis täna hommikuks olid. And I pray that we may be restored to joy. Ja ma palun, et me saaksime kõik taastatud rõõmusse. Regardless of the trials, disappointments, and everything that comes our way, mis iganes on juhtunud, mis on meie ellu tulnud, the heaviness of tasks that we have, rõhumine, rasked ülesanded, also steal the joy. need kõik võivad rõõmu ära kuivatada. Let's pray. Aga palvetame. And Father, we thank you for today, Isa, me täname selle uue päeva eest, that you may restore the joy. et sina taastad rõõmu And this is the joy of your salvation. ja see on rõõm sinu päästmisest, päästest And from your presence, ja sinu ligiolust there is fullness of joy. voolab rõõmu täius And that your right hand, ja sinu paremas käes there are pleasures forevermore. on kalleid, selliseid kallihinnalisi asju igaveseks ja alatiseks. Thank you for the joy of your salvation. Aitäh sulle päästerõõmu eest. Restore the brighter day for us. Taasta meile üks kirgas päev. That everything that endured for the night, et mis iganes on selles ööpimeduses olnud, we have the joy in the morning. hommikul on meil tagasi rõõm sinust We give you praise and honor. ja me kiidame ja täname sind selle eest. In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen. Amen. Thank you, Ali. God bless you. Yes, See you again. bless you. Bye-bye. Bye. Nii ilus hommik. Nüüd võiks täiesti lihtsalt ülistada, mitte midagi ei peagi ütlema, on ju. Ei pea mitte midagi ütlema, me võiksime lihtsalt ülistada, kui meil oleks võimalik siin praegu laulda. Me võiksime lihtsalt laulda ja kiita ja tänada teda. Vaadake, kui lihtsalt need mõtted on, mida ta meile nendel teisipäeva varahommikutel toob. Ei ole mingit keerulist, rasket, uut apostellikku doktriini. Ei ole mingeid keerulisi kreeka ja heebrea keeli, eks ole, vaid on sellised väikesed nagu nektarid, tilgakesed ainult. Ja mida sa muud inimlaps hommikul vajad, kui sa üles ärkad, eks? Lihtsalt seda, et päike paistab, ilus ilm on, linnud hakkavad laulma. Ei ole üldse vaja palju, et olla rõõmus, on ju. Ja samamoodi ka sõnaga. Väikene meeldetuletus, et ükskõik, mis su elus on, mis iganes jäledusi inimesed teevad, vastikud olukorrad tööl, murekesed siin ja seal, kui sa tegelikult paned oma fookuse selle peale, mis ainsana on tähtis. Kuule, sa oled päästetud. Kuule, sa ei ole pimeduses, sa ei ole maailmas, sa ei ole ahastuses, sa ei ole teadmatuses, kuhu sa lähed peale surma. Sa ei ole selle koha peal, mis kõik juhtub ja keegi ei hooli ja mis must saab ja kas ma jään nälga, kas ma jään tänavale, mis kõik on need koledad need sellised stsenaariumid, vaid mõtle, sa oled vahetanud kuningriiki.
sa ei ole enam pimeduses, tema on toonud meid ära pimeduse riigist oma kuningriiki ja me ei lähe siit mitte iialgi välja. see, kui sa ainult selle peale mõtled, et Jeesus, sa surid minu eest ja sa andsid minu sisse selle teadmise pojaseisusest, lapse õigusest, teadmisest, et ma olen armas laps, ma olen vastu võetud. minu igavik sinus on kindel. inimesed rõõmustavad ju isegi märtrisurma ees. on ju nii? Ka palju on neid lugusid, kus inimesed on hukkamise ees järsku saanud täis suurt rõõmu. Stefanose pale hiilgas, sest sel hetkel, kui Jumal ilmutab oma au taevast sulle ja sa näed, kuhu sa oled minemas, see rõõm, mis paneb siis südame tuksuma, see on täiesti mõistetamatu selle kurjuse maailmale. ja see on see päästerõõm, et isegi kui on selline ööpimedus mingil hetkel su hinge jaoks, siis vaimulik reaalsus on see, et isegi selles hinge pimedas öös sa oled keset valgust. sa oled keset igavese valguse riiki. kujutad ette, kui sa oled sellises igaveses päikesepaistes kirkal haljal aasal, kõik sätendab, mägedest voolab kirgas, puhas jõgi, sätendab eluvee jõgi ja sa oled lapsuke seal haljal aasal ja see, kui hinges on hetkeks see hingepime öö, siis vaimne reaalsus sinu ümber on see, et su ümber on inglid. su ümber on valgus, igavene armastus, headus. ja vot see oli huvitav, kui ta tõi välja selle, et see on vaimuvili, püha vaimuvili. kõik see armastus, rõõm ja rahu. ma ei tea, ma ei ole kunagi seda sellel viisil mõelnud, sest tavaliselt loetakse ette seda Galaatia kirja niimoodi, et lihateod oi, lihateod, koledad teod on see ja see ja see ja see ja oi nõidus ja kõik halbus, kõik on nii, aga vaimuvili, kui sina oled kristlane, siis sina pead kandma vaimuvilja. ja see peaaegu kõlab niimoodi, et sa pead pigistama ja pressima endast välja armastust, rahu ja rõõmu. muidu sa ei ole hea kristlane. on nii? kas sul on vahe selline tunne olnud, et kui vaimuviljadest räägitakse, siis see on peaaegu nagu kohustus? et nagu peab, et kellel ei ole, kellel on, eks ole. et kuidas, mis atmosfääris või mis keskkonnas sa oled olnud või mida sa oled kuulanud. aga see, kuidas Aalik tõi välja selle, et kuskohast me leiame armastuse oma südamesse. püha vaim sirutab sulle selle vilja, kui sa küsid, kui sa pöördud ta poole. kuskohast me leiame rahu? vaata tema otsa. püha vaim sirutab käe välja, annab sulle oma kuningriigi rahu. sest Jumala riik on ju õigsus, rahu ja rõõm. kust see siis tuleb? püha vaim vahendab seda. ja samamoodi ka, et kui on rõõm on täitsa kadunud, vahel on selline tunne, et ma ei tea, kas ma kunagi enam rõõmus saan olla. hing valetab, ütleb, sul on tuju nii läinud, et sa ei saa vist enam kunagi rõõmus olla. ja vaata, kui lihtne oli see tõde, mis Aalik tõi. pööra oma süda tema poole, pööra oma pale olukordade pealt tema peale jälle. vaata talle otsa, tema ligiolus on rõõmutäius. mis see siis on? kui sa vaatad tema poole ja küsid, püha vaim sirutab käe välja ja ütleb, võta rõõmu. mul on seda siin küll ja küll. terve kuningriik, terve taevariik on rõõmu täis, on rõõmuriik. näe, võta, palju sul vaja on. ja vaata, kuidas hakkab rõõm tagasi imitsema su südamesse. kas ei ole võrratu? nii et kus on siis see rõõm? ja kus on see rahu ja kus on see armastus? see on kõik sellest, kus meie fookus on.
mille peale meie silmad vaatavad. Me kogu aeg eksime, et me jääme kinni ja mõtleme ja mediteerime ja juurdleme ja ketrame ja muretseme ja vaatame selle maailma olukordade peale. Ja kui me pöörame oma palge ära valgusest, kunagi ma nägin nägemuse, ma olin vast päästetu koguduses ja lihtsalt ünistuse ajal koguduses seistes ma nägin nägemuse, kuidas ees oli nagu selline suur lõke meie ees. Vaata, kui sa oled seisnud kunagi jaanitule ääres õhtul või öösel, siis vaata, sellest lõkkest kuumab ju valgust ja kuumust sinu näo suunas, on ju? Kui sa keerad selja lõkkele, siis su selja taga on soe, aga sa koged külmust oma näol, sest võib-olla see öine õhk on jahe, eks. Pöörad näo tagasi, on jälle nägu soe, on ju. Ja ma nägin niimoodi, et me seisime selle lõkke ümber ja ma nägin niimoodi, et kui ma vaatan otse ette lõkke peale, siis mu nägu helendas selles lõkke valguses, lõkke kuumuses. Aga kui ma vaatasin, kuidas teistel on ja ma pöörasin lihtsalt pea niimoodi viltu ja vaatasin teiste peale enda kõrval, siis üks pool nägu läks varju, nagu läks nägu tumedaks. Varjupool, et ainult see pool, mis veel oli lõkke suunas, helendas, aga teine pool oli juba täiesti tumehall nagu varjus. Ja ma sain aru seda, et millal iganes ma vaatan teiste peale, kui ma üldse pööran pilgu ära, siis mu nägu ei helenda enam. Mu nägu helendab ainult siis, kui ma vaatan otse tema peale. Vaata, Stefanose nägu kiirgas. Nad nägid ta palge olevat otse kui palge, kui nad teda kividega seal surnuks loopisid. Miks? Sest vaata, kui tema pale oli otse isanda poole, see nägu oli otse selle valguse, selle tuleleegi poole ja ta nägu helendas. Kui ta oleks vaadanud selle peale, mida inimesed tegid, selle kurjuse peale, mis nendest vastu vaatas, ta nägu ei oleks helendanud. Nii et küsimus on see, et kuhu meie oma palge pöörame. Kui me pöörame oma palget tema pealt ära, siis on see lihtsalt selline loogiline tõde, et meie nägu ei saa enam helendada. Nii et me peame oma südamepalet hoidma kogu aeg tema peal, et inimesed näeksid tema valgust, tema auhiilgust. Ja see ühendus temaga peab olema teadlik, et me teame, et me oleme nagu eluliiniga temaga ühendatud, et see kaabel, nagu nii-öelda see elukaabel, see, kuidas ma ütlen, see toiteallikas, see nabanöör, kust meil elu tuleb, on nii tugevalt tema küljes. Sest me teame, et kõik see, mida me eluks vajame, tuleb temalt. Näiteks üks vaimuvili on enesekontroll. See on samamoodi täpselt, kust me saame enesekontrolli, me kaotame vahel enesevalitsuse, eesti keeles öeldakse enesevalitsuseks. Vahel me tuleb niisugune tunne, et kaotame hetkeks enesevalitsuse, mõni kaotab suuremal määral, mõni vähemal määral. Aga kust tuleb enesevalitsus, kui see on vaimuvili? Kas me suudame ennast lõpuni ise kontrollida? Ma ütlen, et on need igasugused õpetused, mis tulevad hinduismist, mis tulevad New Age'ist, mis tulevad budismist. On see, kus inimesed näevad kurja vaeva, et saavutada enesekontrolli kõigi oma emotsioonide üle. Ja nad näevad nii suurt vaeva, aga kui sa loed neid raamatuid, mis me oleme välja andnud, selle hindu preestri teekonnast kõige kõrgemasse tippu, kus ta oleks võinud saada miljonite hindude kõige kõrgemaks guruks. Ta oli oma guru nagu asemik või parem käsi. Ja mis ta avastas seal kõige kõrgemas tipus? Kurjus vaatab silmist välja ka kõige kõrgemal gurul. Tal ei ole hingerahu. Tal ei ole rõõmu. Ta võib jõudu pingutada, et säilitada tohutut enesevalitsust. Aga kui ainult midagi on, mis talle ei meeldi, on see enesevalitsus kadunud ka kõige kõrgemas tipus.
ja teine oli selle Tiibeti munga lugu, Hüvasti Buda. See hinduraamat oli Armastus leidis minu, kui keegi tunneb huvi selle hinduismi ja kõige seal, mis selle sees on, kogu selle sisemise poole vastu, siis põhjalikumat ja täpsemat raamatut on raske leida kui selline lähikirjeldus inimese teekonnast tõe ja valguse ja armastuse otsingutel hinduismi kõige kõrgemasse tippu ja seal ta ei leidnud, seal ei olnud seda. kõige kõrgemal gurul, keda peeti jumalaks, ta ise pidas ennast jumalaks, tal ei olnud seda. Ja sellel hindul ei jäänud muud üle, kui sealt mäe otsast tagasi alla tulla, sest et ta oli tipu ära näinud ja nägi, et seda, mida ta otsib, ei ole ka kõige kõrgemas tipus. Ja teine oli siis Hüvasti Buda Tiibeti munga lugu, kus ta samamoodi otsib seda lõppematut igavest hinge tasakaalu, harmooniat, enesevalitsust, rõõmu ja rahu ja armastust, eks. Ja ta jõuab ka kuni Dalai-laama jalge ette, ta jõuab kõige kõrgemasse tippu, unistuste täitumisse ja kui ta on seal tipus, ta avastab nii palju pimedust, nii palju, mis on haige. Ja ka tema pidi sealt ülevalt tipust tühjade kätega tagasi tulema, sest ta pidi tõele au andma seda, mida ta otsib. Ta budismist ei leia, seda seal üleval kõrgel ei olnud. Aga kust tuleb siis meile abi? Kust tuleb siis meile abi? Ka enesevalitsuse osas on jälle see, et kui me pöörame oma pilgu tema peale, siis püha vaim ütleb, aga kallis, kas ma keelan? Võta minu käest kinni. Las minust voolab sinule enesevalitsust ja vaata, kus su hing rahuneb ja need tavapärased reaktsioonid, need plahvatused, need maamiinid, see kõik lihtsalt neutraliseeritakse, see kõik vaibub ära ja asemele tuleb mõistmine, kannatlikkus, leppimine. Me oleme iga päev oma perekondades, me oleme oma abikaasadega, oma lastega, kes on vanematega, eks. Ja on olukorrad, kus meie liha ja meie oma hing võib öelda nüüd aitab. Ja sul on sõnad keelel, mis võivad tuua väga-väga suurt valu ja hävingut. Aga sel hetkel, kui sa pöörad oma palge tema poole ja ütled, palun, nüüd on sinu kord, sina palun aita. Palun, mida sina nüüd teed, Jeesus? Nüüd on kohe-kohe, kui mina teen oma suu lahti praegu, siis see asi lõpeb katastroofiga, seda võib-olla enam, neid tükke tagasi enam kokku ei pane. Jeesus, palun astu esile, mida sina nüüd teed? Ja vaata, kui sa palud, siis temast voolab seda rahu. Ja ühel hetkel sa tunned, ma ei pea ütlema neid lõplikke sõnu, oma südame, oma hinge kuidas on see, kui öeldakse, hing on täis, aga mida su hing täis on, eks? Et ma ei pea ütlema neid sõnu, kui mul on hing täis midagi valet, vaid järsku ütled, kallis, ma näen, sa oled väsinud, ma näen, et see mure on sul nii ära söönud ja sa ütled hoopis mingeid teisi sõnu. Sa ütled sõnu, mis toovad rahu, mõistmise, armastuse. Sa ütled sõnu, mida teine ei oota, sest tavaliselt oled sa alati kohe selle tülikondi hammaste vahele võtnud ja kohe viskud purelema igal võimalusel, kui sul on võimalus vastu hammustada. Aga kui sa pöördud püha vaimu poole, siis vaata, enesevalitsus on samamoodi tema vili ja tema sirutab seda igavese kuningriigi vilja. Ja järsku olukorrad lahenevad täiesti vastupidi. Sul on tarkust öelda sõnu, mis hoopis tervendavad, mis hoopis toovad rahu, mis taastavad armastuse, mis taastavad suhted. Aga kus kohas see lepp tuleb, kus kohas see voolab? See on ainult tema ligiolust. Nii et tõesti see on tõsi, et kõik on püha vaimu viljad. Meie ei suuda neid mitte ühegi meditatsiooniga, enese kokkuvõtmisega, me ei suuda neid produtseerida, aga tema suudab meile seda anda.
nii et väga hea meeldetuletus täna hommikul ja panemegi selle siis tema ette palves, eks ole, olete nõus? Aamen, halleluuja, kallis pühavaim, kui tihti me arvame, et meie oleme sinule võlgu armastust, rahu, rõõmu, tasadust, enesekvalitsust, kõiki neid vaimuvilju, et see kohustus ja vastutus on meie peal sinule seda anda, sinule seda näidata, demonstreerida ja kui me ei suuda, siis me tunneme ennast nagu kokku kuivanud rosinad. Meil ei ole seda sulle anda. Aga tõde on, nagu me täna kuulsime, täiesti vastupidine. Meil ei olegi. Kui meie oleme tühjendatud kõigest sellest olukordade tõttu, kui see maailm on meist kõik välja viinud, mis meil anda oli, ja tühikest jäi järgi, siis meil ei ole tõesti sinule mitte midagi anda, aga sinul on meile kõik anda. Püha vaim, sina oled tõesti väevaim, sinu võimuses on kõik. Tõesti sinu väes, püha vaimu väes, sina taastad rõõmu, rahu, lootuse, sa taastad valguse, soojuse, headuse, sa taastad armastuse, rõõmu ja rahu. Püha vaim, me tahame täna pöörata oma palge sinu poole, et see võiks helendada ja mitte olla varjus, kui me vaatame lakkamatult olukordade peale, teiste inimeste peale, mure peale, mis saab tulevikus. Püha vaim, me pöörame oma palge praegu varjust ära tagasi sinu peale. Ja püha vaim, me palume, nii nagu Taavet, taasta, taasta, taasta meid tagasi päästerõõmu paika. Taasta meid tagasi avama oma silmi kuningriigi reaalsusele meie ümber. Taasta meid tagasi nägema, et me oleme keset taevaseid haljaid aasasid vaimus, et meil on võimalik kohtuda Jeesusega vaimus, et meil on võimalik juua eluvee allikast täna vaimus, et meil on võimalik süüa elupuust täna vaimus. Püha vaim, ma tänan sind selle rohke vilja eest tänasesse päeva, et meil on kõike igati küllaldaselt ja meil ei ole mitte millestki puudust, sest sina oled eluallikas, sina oled elu ülim juht ja see kõik tuleb ainult sinu käest. Me täname sind, issand, selle päeva eest. Me täname sind rahu eest oma peredes. Me täname sind kuningriigi ligiolu eest oma peredes, igas paigas, kuhu me läheme. Me täname sind inglite eest, kes on meie ümber, alati valmis meid aitama. Täname sind, Jeesus. Me täname sind, Jeesus, selle ristitöö eest, mis sa oled meie eest teinud, et sa oled meid tõstnud välja pimeduse riigist ja asetanud igaveseks enda kui armsa poja riiki. Kõik kuulub sulle, Jeesus, ja sina oled tõstnud meid oma riiki, et see kõik võiks kuuluda ka meile. Aitäh sulle, Jeesus, selle kõige eest. Aamen. Nii et mis me ütleme kokkuvõtteks? Kõik on väga hästi. Kõik on väga hästi, sest kõik olukorrad on lahendatavad. Kõik olukorrad on allutatud muutumisele. Kuningriigi vaimne reaalsus on alati ülimuslik, alati tugevam ja kui kuningriik sekkub sinu olukordadesse, sa tead, et kõik olukorrad alati muutuvad, alati pöörduvad. Ja kui ka on midagi, mida ei saa tagasi pöörata, siis ometi on meil see tõotus. Tema pöörab kõik asjad kasuks ja heaks neile, kes me teda armastame. Isegi kaotused, mida ei anna taastada, ta pöörab heaks. See on lihtsalt hämmastav. Vahel on hea isegi paluda seda. Jeesus, sina ütled, et sina pöörad kõik asjad heaks minule, kui ma sind armastan.
ma tahan näha, kuidas sa selle olukorra heaks pöörad, usus, mitte kibeduses, vaid usus, kuidas sa selle olukorra mulle heaks pöörad. Ja kui sa seda küsid usus, sa vaata, kuidas rõõm hakkab immitsema tagasi su südamesse. siis tuleb põnevus, tuleb selline lootuse säde hakkab tõusma, et ta ei jäta kunagi ühtegi olukorda heaks pööramata. Väga huvitav, kuidas ta selle olukorra, kuidas seda olukorda saab üldse heaks pöörata, aga ta teeb selle ära, ta teeb selle alati ära. Ja kui sul see teadmine on, et ta teeb alati selle ära, ta oskab sind üllatada nii, et sa ei märka ka, kui ühel hetkel sa avastad, vau, ma olen tagasi keset rõõmu, tagasi elu voolab ja kui ma vaatan sellele, mis on olnud, ma ei kahetse mitte midagi. Ma ei kahetse mitte midagi. Kõik läks nii, nagu oligi, teisiti ma ei osanud, teisiti ei osanud teised ja see oli see teekond, aga sa vaatad ja avastad, kuidas ta on taastanud sind rõõmusse, sest rõõm tuleb tõesti tema palgest, mitte meie ideaalsetest olukordadest. Ta on lihtsalt nii võrratu. Nii et õnnistatud päeva meile kõigile, õnnistatud nädalat. Kõik on väga hästi ja kõik, ka meie pered, kõik olukorrad on absoluutselt Jumala valguse kuningriigi kontrolli all, valguse kogu riigi, kogu tema inglite abi võimuses. Nii et me oleme niivõrd turvalised tema käes. Jeesuse nimel. Aamen.